Tere kõigile muusikateooria huvilistele. Täna uurime, kuidas me saaks C-nooti harmoniseerida erinevate mai 7 akordidega. Ja kui me oleme uurinud ja puurinud, siis me avastame, et me saame mai 7 harmoniseerida, mai 7-ga C-nooti harmoniseerida järgnevate akordidega. Mis annab meile tulemuseks sellised noodid. Ehk des-tuuri astmetelt tekkivate mai 7-tega saame me C-nooti harmoniseerida. Lihtsustava näitena võime tuua, et kui me tahaks B-nooti harmoniseerida, siis me saame kõigi C-tuuri astmetelt tekkivate mai 7-tega seda teha. Pööran tähelepanu, et mitte C-tuuri astmetelt tekkivate septakordidega diatoonilistega, sest need ei ole mai 7 kõik, vaid just C-tuuri astmetelt tekkivate mai 7-tega. C-tuuri astmetelt tekib muidu ainult C-st ja F-ist mai 7, aga see on meil lihtsalt väike seos. Ehk siis näiteks B-nooti hakkan C-noodist mai 7, D-noodist mai 7, E-noodist mai 7, F-noodist mai 7 madala viiendaga, G mai 7, A mai 7 ja B mai 7. Aga läheme tagasi C-noodi juurde. Pingutame ajusid, vaatame, mis väärtuse C-noot saab erinevate mai 7 kontekstis. Et D-bemoll mai 7 juures on tema siis septim. Edasi E-bemoll mai 7 juures on ta 13. F mai 7-le on ta kvint. G mai 7-le. G mai 7-ga ei saagi, loomulikult A-bemoll mai 7-ga on ta terts. Kas meil jäi vahele midagi? Vahele jäi, F oli kvint, siis oli meil fis jäi vahele. Fis või kes, vahet pole. Mis või kes, vahet pole. Siin ta on siis madal kvint. Nüüd A-bemollist on ta terts ja B-bemoll mai 7-le on ta siis 9 ja oleme jõudnudki tagasi C-sse.